Kas te mäletate, kelleks te väiksena saada tahtsite? Vaata poistel, mul oli ka suhteliselt tüüpiline asi, ma tahtsin saada politseinikuks. Aga ma ei tahtnud saada nagu tavaliseks politseinikuks. Ma tahtsin saada lamavaks politseinikuks. Tundus nagu chill. Ma arvasin, et sulle nagu hommikul öeldakse mingi tänav, kus sa oled. Liivalaia. Selge. Lähen kohale, viskan pikali. Ja lihtsalt loodan, et täna rekkaid ei tule. Jah, ma tegin ka eelmine aasta sooja, eks ole, Miikalile. Kas andke mulle aplausiga märku, kes käis eelmise aasta tuuri Palderian vaatamas Miikali oma? Väga lahe. See on, mis rääkisin seda, et ma olen ühest silmast pime, kes ei tea, vasaku silmaga ma ei näe mitte midagi. Aga ma tahan lihtsalt teile nüüd teatada, et ma olen rebrändinud ennast. Ja ma olen nüüd ühest silmast nägija. Siuke klaas pool täis tüüpi mees, positiivne, eks ole. Ja ühest silmast pime tähendab ühest silmast nägija olla üli okei Eestis. Mul on isegi autojuhi load. Nad vist ei teadnud, et ma olen iga päev teiega liikluses. Kindlustusmakse sama. Ristmike peal on natuke, paremalt poolt on chill, ma näen. Aga vasakult poolt on alati nagu fingers crossed läbi. No ringteed on täitsa perses. Seal tuleb ainult vasakult, jah. Aga Eesti, kõikide võimaluste riik, kõikide võimaluste maa. Kunagi tegin sporti. Olen tulnud Eesti meistriks U23 vanuseklassis jalgrattaspordis. Aplausi ei olegi vaja. Ei, päriselt ei ole, meid oli 3 tükki joonel. Üks tüüp oli pool pime, mina. Üks tüüp oli kurt, ta ei kuulnud stardipauku. Üks tüüp oli lihtsalt loll, ta läks vales suunas. Jah. Aga käisin hiljuti reisimas, käisin oma silmaringi avardamas. Maru Kitsas on teine. Käisin Aasias ja sattusin väga huvitavatesse kohtadesse. Ma sattusin näiteks Munga kloostrisse ja ma õppisin seal huvitavaid asju. Näiteks üks päev munk ütles väga põneva lause. Ta ütles, et sina ei ole sinu mõtted. Sinu mõtted ei kuulu isegi sulle. Ja ma mõtlesin, et joppas raiski. Nüüd te teate, et need ei ole minu mõtted, ärge hinnake mind. Aga nii palju, kui ma ka ei proovin, ma proovin olla siuke spirituaalne tüüp, eks ole. Ma tunnen, et ma olen ikkagi igast ühest isegi teist, vähemalt sammu maas. Sest üks teine päev munk ütles jälle targa lause. Ta ütles, et selleks, et leida ise ennast, me peame vaatama enda sisse. Ja me peame keskenduma enda 3. silma avamisele. Ma olin seal tagumises reas nagu vabandage, kas te oskaksite öelda, kuidas selle teise ennem lahti saab? Okei, räägime mingitest päris asjadest ka. Palun andke mulle aplausiga märku, kes teist on elus kunagi saatnud riistapilte? Ma ei näinud, kus see tuli, aga kuskil seal. Okei, kes on kunagi saanud riistapilte? Väga huvitav. Statistika nagu kunagi ei klapi. Või siis üks tüüp teeb väga head tööd. Haige. Ei, ma ise ka, ma ei julge saata, ma ei julge tunnistada. Aga ükskord mult küsiti. Ja mõtlesin, kui ma saadan, on halvasti, eks ole, kui ma ei saada, on halvasti. Siis mul tuli idee. Ma otsin internetist. Panin Google'isse sisse nice white cock. Ja nüüd ma olen pool tundi
vaadanud ilusaid valgeid riistasi. ja miks mul endal ikka veel kõva on? ma õppisin midagi see päev. ma olen ise Saaremaalt pärit. ja läbi aegade on saarlaste ja hiidlaste vahel olnud mingisugune piiv, mingisugune kana olnud kitkuda. on keegi juhuslikult Saaremaalt pärit siin, Saaremaa juurtega? Tšau. keegi Hiiumaalt? Joppas. on keegi või? Tavaliselt ma vasakult poolt ei näe, aga täna mul on mingi uus probleem. Peame silmaarstile minema. Ei, ma ise olen hästi rahumeelne inimene. Ja ma ei otsi üldse seda piifi ja kassi, aga kui me peame võrdlema, siis Saaremaa on ju igas asjas üle. Ei, alustame sealt. Kas te teate mõnda Hiiumaalt pärit tuntud inimest? Täpselt. Isegi sa ei oska öelda. Saaremaalt, Ott Tänak, Kristel Aaslaid, Urve Tiidu. Okei, Urve ei ole tegelikult Saaremaalt. Mul lihtsalt meeldib see nimi. Urve Tiidus. Te ei kuule seda või? Ainult mina või? Urve Tiidus. Ei kuule, kas vanasti osati nimesi panna? Ma vahest lihtsalt mõtlen, kas kuskil paralleeluniversumis on mingi mees ka, kelle nimi on Tiit Urves. Ja mõelge, kui Urve Tiidus ja Tiit Urves leiaksid teineteist. Urve Tiidusest saaks siis, kui nad abielluksid Urve Urves. Ja nende pulmaöö Tiit oleks nagu reaalselt Urves. Või eks siis see välja saate aru küll. Ja seda on teie perekonna tuttavad, eks ole. Käivad Türgis puhkamas ja peale seda saadavad teile meilile pildid, nagu vanemad inimesed ikka teevad, eks ole. Ja siis selle faili nimi on Tiit Urves. See on nagu, kurat, ma ei tea, kas ma julgen siia peale vajutada. Ma loodan, et see on ainult Tiit. Ei, ükskord keegi hüüdis vahele mulle, et Hiiumaalt on pärit tuntud Eesti helilooja Erki Sven Tüür. Ma ütlesin, et esiteks ole vait, türa hiidlane. Ja teiseks, kui ta nii tuntud helilooja on. Miks ma teda kunagi Pärnu Speech Grindil näinud ei ole? Jah. Aga üks asi, mis meil mõlemal on aia taha läinud, on see kõnekeel muurust. Saarlased räägivad nagu maakad, nänna, öö, eks ole, hiidlastel ka, see ei ole päris see. Ja see on veider, see on tänapäeval nagu moodi läinud. Murrakus, ma ei tea, lauldakse, trääded, täkid, eks ole. Kõik Saaremaa influencerid on ka kuskil Instagramis. Laigi ja share'i seda postitust ning võideks igati põnev seiklus Saaremaa liha ja piima kombinaadis. Sitta sa ajad. Kurat, ma pidin peksa saama, kui ma tulin Tallinnasse oma onupojale külla ja rääkisin nagu maakas. Mulle tehti seda tavalist terrorit ka, kus ma olin nagu ringi keskel, siis pealinna poisid olid ümber ja keegi oli seal nagu Saaremaa miis, ütle põder. Ja ma pidin alati mingi sita välja mõtlema, vaata. Ega meitel eriti põlegi neitsid. Ja need, kes on, neid me kutsume üldse soomlasteks. Nüüd see on kurat lahena. Ma olen 14 aastat käinud logopeedi juures. Ja. Aga võib-olla mingeid huvitavaid teadmisi ka teile täna. Ma ei tea, kas te teate, aga ka viipekeeles on üle Eesti erinevaid murrakuid. Nii on ka mõned vahed Saaremaa ja Hiiumaa vahel. Näiteks võtame mingi täiesti suvalise fraasi suhu võtma. Saaremaal arusaadav, international, kõik saavad aru, lihtne, eks ole. Lihtne. Nüüd. Ainult mõned meremiilid eemal
Hiiumaal see sama märk millegipärast. Ma ei tea, kus see vahe tuleb. Masturbeerimisega sama teema. Hiiumaal mingi näpu teema. Saaremaal meil õpetatakse maast madalast. Selle nalja tarbeks guugeldasin ka lihtsalt, et Hiiumaal kas üldse midagi, eks ole. Wikipedia ütles ka, ära mine. Aga Saaremaal nii palju teha, kõik teavad, Kuressaare linnus, Angla tuulikud, Kaali meteoriidi kraater. Jõu, isegi meteoriit valis Saaremaa. Ma kujutan ette, kuidas ta oli alguses Hiiumaa poole teel, siis poole peal oli nagu, oi raisk, see koht juba on pommiauk. Ja tõmbas Saaremaale sisse. Käisin Tinderis üks päev. Et ma ütlen teile, et asja naised hakkavad natukene hülbeks minema. Kuulake ära. Ühel naisel oli kirjas siuke asi profiilis, mis on väga paljudel tegelikult sarnaselt kirjas, et tal oli, kui sa oled alla 180 sentimeetri pikk, swipe'i heaga vasakule. Ehk siis ära proovi isegi. Minu arust on natuke ebaviisakas. Minu arust see on sama hea, kui tüübid kirjutaksid, kui tünn oled, siis veer edasi. Ebaviisakas, täpselt. Osad naisterahvad panevad vähemalt natukene paremini, kellegi oli niimoodi, et otsin kedagi, kes aitaks mul riiuli ülemiselt astmelt asju alla võtta. Juba parem. Aga mis nagu meeste võrdeline oleks? Otsin kedagi, kes mu auto parempoolseid amorte jälle perse ei keera. Kaua võib. Aga ei, siis ma saingi aru, et pikkus on nagu minu ainukene kaart üldse naiste saamiseks. Ma olen 192 sentimeetrit pikk ja vaata, tänapäeval on chillna. Kasvatan vuntsi ette, väike mullet taha, müts pähe, kaugelt vaatad, olengi nagu mingi lahe Austraalia surfivaibiga tüüp, vaata. Aga kui ma mütsi ära võtan, ma olen nagu 3. vend Voitka. Kui me 86. vendade Ülo ja Aivariga Nõukogude politsei eest metsa pagesime. A nüüd müts pähe tagasi, jumala chill. Selja tagant vaatate, olengi nõpp. Ja olete tähele pannud, pikad tüübid, alati lollid ka. Üliaeglased, mingid flegmad, sittagi aru ei saa vaata. Alati pea kuskil ära lõõd. Lühiksed vennad alati tegid, tulevad, kokaiini on. Ma saingi aru, et meil Eestis ei ole siin nagu mingi valge mehe privileeg, eks ole. Meil on pika mehe privileeg. Hea näide. Hendrik Terras. Teate seda kuufpaali või? Tüüp töötab Riigikogus. Mis te arvate, kui ta oleks 160 senti pikk, ta töötaks Riigikogus või? Hui töötaks. Ta töötaks Batuudi keskuses. Lühiksed tüübid, alati sümpaatsed, toredad. Näiteks teate, Jaagup Kreem. Üks päev olin tema taga Selveris järjekorras. Alguses vaatasin, käru liigub ise. Vaatasin, Jaagup, sina siin. Jõu. Aitsin üles tõsta, et ta saaks panna lindi peale asju.
laenasin dokumenti talle. Tahtis energiajooki osta. Teate, Jaagup Kreem on nii lühike, et tal on bändibussis turvahäll. Kuulge Tallinn, see oli minu aeg, aitäh teile!